võite liigutada käsi, aga võite jätta nad oma vahel. Nüüd proovib seiseta. Suurepärane. Ja nüüd proovime vaheldumisi. Suurepärane. Ja selles katkendis, mis ma teile nüüd esitan, on üks koht, kus teil tuleb teha seda koos minuga. Olete valmis? Elas kord üks kuningas. Ja sellel kuningal oli palju alamaid. Kuid lisaks sellele oli tal ka üks ainus, kaunis, ütleme lausa imekaunis, mehele mineku eas tütar. Ja sellel omakorda oli palju austajaid, mis vanale kuningale sugugi ei meeldinud. Vana kuningas mõtles välja plaani ning laskis tütrele saamahti teha pastlad. Ühe laskis teha täinahast ja teise laskis teha kirbunahast. Ja siis lasi kuningas kutsuda. Kes oskab ära arvata, mis nahast minu tütre pastlad on? Sellele annan mina oma tütre naiseks. Kõik riik tuli kokku. Nimetati kõik nimed, et vahest sellest nahast või tollest nahast. Aga õigesti ei osanud mitte keegi öelda. Seal aga seal aga roomab kaevusalve all suur hall uss välja ning ütleb, üks on tehtud täinahast ning teine on tehtud kirbunahast. Ja ei jäägi vanal kuningal nüüd enam mitte midagi muud üle, kui peab oma tütre ussile andma, sest lubatud ju sai ja sõna ei saa enam tagasi võtta. Ja nii juhtuski, et kaunist kuningatütrest sai suure nutu ja silmavee saatel ussi naine, kes ussiga koos merepõhja peab minema. Kui tüdruk ussiga koos merepõhja jõuab, näed ta oma imestuseks seal kaunis kena kohta, kus suur maja seisab, ümber õunaku aed ja kui tuppa minema hakatakse, viskab uss enesel äkitsi naha seljast ja ussi asemel seisab kena noormees, kes mõrs ja armsasti sülle haarab ja teda suu andmisega tervitab.
nooriku murepilved kaovad. Ja ta hakkab oma meest armastama. Etla süüda hella pilli. Tasasessin tantsit neidu. Viisakasti veered poissi. Sul on viksid viisud jalas. Vihikelised viisupaelad. Aasta pärast sünnib noorikule tütreke, kes ema rõõmu veelgi suurendab. Siis teine ja kolmaski tütar. Aga noorik ise hakkab tundma suurt igatsust isa koju käima minna. Ja mees lubab, palub aga naist kangesti, et see lastel keelaks rääkida, kuidas nende elu siin mere all on. Ja naine lubab. Seepeale muudab mees end ussiks. Ja viib naise ühes lastega merepinnale, kus ta ennast nii laiaks teeb ja pikaks venitab, et omaksed mööda teda rahulikult randa võivad kõndida. Rannas õpetab mees naisele, et kui te nüüd koju tagasi tahate tulla, siis tule taas mereranda ja laula need sõnad. Siugu-viugu, too purjed lase laev. Siugu-viugu, too purjed lase laev. Siugu-viugu, siis tulen ma taas ussina merepinnale ja saate jälle koju tulla. Vanal kuningal on suur hea meel oma tütart ja tema lapsi nii tervete ja prisketena näha. Ja ehkki tütar oma elu kohta midagi halba ei ütle, üksnes kiidab ja rõõmustab selle üle, ei usu vana kuningas teda. Kuidas saab nii olla, et minu laps selle ussiga elades õnnelik on? Kas ma ei saaks nüüd seda ussi, kui mu tütar kodus kuidagi ära tappa ja oma last ja tema lapsi sellest õnnetusest päästa? Mõeldud tehtud. Kuningas läheb laste juurde ning küsib kavalasti, et kuidas te elate kah seal mere all? Kuidas te siit tagasi saate? Vanemad tütred ei ütle mitte midagi. Aga noorimal, selle 3-aastase, võtab kuningas käe kõrvale, viib ta endaga ühes õunaaeda, räägib lahkete sõnadega nii kaua, kuni laps kõik üles tunnistab. Kui me tahame koju minna, siis ema läheb mereranda ja laulab seal ühte tuttavat laulu. Siugu-viugu, too purjed lase laeva, siugu-viugu. Ja siis tuleb isa ussina merepinnale ja me saamegi koju minna. Vanal kuningal on sellest teatest küll. Saadab lapse tuppa, ise võtab jahipüssi, täidab selle hõbekuulidega ja läheb mereranda. Laulab seal nii, nagu lapsed kuulis. Siugu-viugu, too purjed lase laeva. Siugu-viugu. Ja seal tõusebki suur hall uss veepinnale ning vana kuningas laseb ta hõbekuuliga surnuks. Kui nüüd tütar
mitme nädala pärast ühes lastega mereranda jõuab. Näeb ta oma imestuseks, et punane vaht vee peal seisab. Siiski laulab ta tuttavat laulu. Siuhu, viuhu, too purjed lase laeva. 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 Aga uss ei ilmu enam veepinnale ning naine mõistab, et omaks, et tema armsa mehe ära on hukanud ja et keegi lastest selle saladuse välja on rääkinud. Viimaks tunnistab noorim tütar, kuidas kõik oli, aga teha pole midagi. Ema nutab mererannas nii kaua, kuni kaseks muutub. Ja lastest saab koor kase peal. Vanimast tütrest paks must koor. Keskmisest valge koor. Ning noorimast õhuke kooreke, mis nii kui süüdlane tuule käes lipendab ja väriseb. Kuigi meie teater ei ole nii ütelda lasteteater, siis algusest peale oleme me võtnud eesmärgiks pakkuda ikkagi igale vaatajale midagi, kes teatrist huvitub, mis tähendab, et meil on ka programmi lastele ja kooligruppidele ja ka siiamaani on meil olnud väga hea koostöö õpetajatega, nii et väga tore ja rõõm on teid siin näha. Ja näha ka teid, tervitan ka teid seal kodudes, milline kaamera mind parajasti ka siis võtab. Et meil toimub ka siin otseülekanne siis kodudesse. Nüüd tutvustan teile natukene meie tegemisi meie kodulehe kaudu. Et meil valmis siin nädal aega tagasi, sai üles, ei ütle, et ta on valmis, sest et miski pole kunagi päriselt valmis ja arendame seda edasi, täiendame edasi. Aga meil on igal juhul täiesti uus selline koduleht, platvorm, kust saab vaadata, nüüd me oleme jõudnud praegu mängukavasse, tasub sisse tippida kellerteater.ee, siis jõuab sinna kohale ja mängukavas näete te lavastusi, etendusi õigemini, mis on siis mõeldud üksikmüügiks, ei ole gruppidele ja saate valida seal osta pilet, valite loodetavasti rohkem kui ühe pileti, näiteks 2, sisestate enda aadressi, telefoninumbri, kõik muud vajalikud pangaandmed ja loodetavasti olete nõus ka meie põneva uudiskirjaga liituma ja maksate pileti eest, see tuleb teile meilile ja saategi teatrisse. Aga meil uuendus on nüüd see, mis on just teile ka väga oluline, mängukava koolidele on mängukava lehel, kus te leiate need, mis meil avalikus müügis ei ole. Need on siis etendused, mis meil on planeeritud ja mida saab spetsiaalselt siis klassigruppidel broneerida, kuni seal kohti on, ainult gruppidele mõeldud. Ja siin on ka jällegi väga lihtne navigeerida, valite endale sobiliku etenduse, kuupäeva. Kui valite broneeri klassigrupile, siis avaneb teil meiliklient, kust müük@kellerteater. Meie tore Annika vastab teie kirjale esimesel võimalusel ja saate sealt kaudu broneerida. Või siis on teine võimalus, et seal all, lehe all on siis selline nagu vorm, kus samamoodi saadate ära ja vastame teile esimesel võimalusel broneerimindele ajad. Siis seal saab ka tasuda arvega ja saab teha kokkuleppeid, et mis aja peale maksta ja kuidas te kogute õpilastelt raha ja nii edasi, eks, et tulla teatrisse. Siit jõuame nüüd edasi lavastuste juurde ja ongi esimesena programmis meie lasteprogramm. Õuduste kool on meil olnud juba mängukavas
ligi 2 aastat. Grigori Osteri väga humoorikad ja põnevad lood, mida Tarmo Männard esitab väga meisterlikult. Ja need Grigori Oster, kes ei ole käinud vaatamas, veel ei tea, siis tema on näiteks kirjutanud ka sellised multifilmi stsenaariumid, mida lapsepõlvest, ma arvan, paljud mäletavad, Harjutused sabale ja 38 papagoid ja sellised toredad lood, et nad on justkui nagu õuduste lood, et tundub väga hirmus õuduste kool, meil on ka selline teater, aga nad on tõesti sellises humoorikas võtmes lood umbes nii nagu lapsed armastavad rääkida ise mustas linnas on üks must korter või must maja, kus on must ja nii edasi, eks. Et ta on võtnud nimme just sellised nagu absurdi huumoriga lood ja väga kihvtid ja nad on läinud ääretult menukalt, 7+ ja isegi vanemad ka saavad tulla vaatama. Jällegi, et see oli praegu näiteks sellest, et kui lähete sinna selle lavastuste rubriigi kaudu, siis te näete piletit ostes avalikke etendusi. Aga pidage ikkagi meeles see, et mängukava all on etendused koolidele. See on see uuendus nüüd, et oleks lihtsamini leitav ja samas ei ajaks segadusse üksikostjaid, kes tulevad meie lehele mängukava otsima, siis mõtlevad, aga miks ma sinna ei saa minna. Et need on mõeldud ikkagi klassidele ja miks see on ka oluline, eriti praegusel ajal, sest me arvestame väga ka sellega, et kuni see paha viirus on ikkagi veel meiega, siis on võimalik ka broneerida niimoodi eelistatavalt, et tuleb üks kool, et te tulete ühe klassiga ja leiate juurde, niimoodi on ka meil olnud näiteks kolleegi, kes soovib ka tulla, et ei pane kokku erinevaid kooli, erinevaid kohti, et siis ei levitaks seda haigust ja meil läheks see mööda ja küll ta läheb, varsti läheb, me usume seda. Siis järgmine lavastus, mida tahan tutvustada, on Cantervilli kummitus. Sandra Lange siis tegi adaptsiooni sellest kuulsast Oscar Wilde'i loost, mis ei ole kirjutatud ju väikelastele, aga ta tegi selle väga selliseks toredaks lastepäraseks ja kasutab seal hästi põnevaid vahendeid ka, et ta ise on füüsilise teatrikooliga Eestis üsnagi ainukordne näitleja, kes sellist haridust on saanud, Belgias õppinud füüsilist teatrit just ja klaunaadi, nukukunsti Soomes õppinud ja ta on ühtlasi ka kunstnik ja näitleja, nii et siin ta kasutab ka teatraalset maalimist või teatraalset joonistamist, mis on hästi selline huvitav teatrivorm. Kui keegi mäletab onu Raivo jutupliiatsit, siis sellest veel natukene lahtisem teatraalse vorm, et jutustab lugu ka nende piltide kaudu, mis siis muutuvad selle etenduse käigus, täienevad. Et väga soovitan tulla ja seda võib tulla vaatama ka natukene väiksematega, isegi eelkool on võtnud seda suurepäraselt vastu seda lavastust. Nii et jällegi seda hetkel isegi avalikus mängukavas ei ole, nii et tasub meile kirjutada siis siit, kas selle Ankeegi kaudu või otse meie Annikale Müükad Keller teater, kus siis saab teada. Karuks käijad on meil kõige uuem laste lavastus, mis praegu on välja tulnud eelmisel sügisel ja sellest te näete ka kohe peale minu etteastet ühte katkendit. Siin näete selle dekoratsioon, ongi see püstkoda siin praegu minu selja taga ja see on üks põhjamaiselt selline karge lugu, ühe perekonna saaga. Ongi omamoodi karm, maagiline muidugi, mis käib nende muinasjuttude juurde, aga teisest küljest ääretult südamlik. Ja see on nüüd mõeldud natukene suurematele. Väga palju ei ole, vähemalt minu arvates teatrites programmi just sellistele varateismelistele. Et ütleme 10-11+ ja see võiks, see ongi nagu sinna kanti just. Et ühest küljest ta juba jutustab nagu natukene tõsisemat lugu, aga samas ta kisub enda nende põnevate elementidega siia atmosfääri, ka jälle heliliselt, ka muusikaliselt väga oluline. Nii nagu te nägite Pikast tigedas vanaides, kus on Liia mängib
nagu puuluup luubib Hiiu kandleid ja helisid, eks siis siin on meil lisaks Tarmo Männardile, suurepärasele näitlejale, on Leanne Barbo, kes on ka mängib rolli ühtlasi, aga ta on muusik, rahvamuusik, kes on enda elu pühendanudki just autentsetele rahvapillidele, nende rahvaviiside ja rahvamuusika edendamisele ja need pillid, mida te ka näete siin laval, mis on väga huvitavad, ma absoluutselt ka mõnda nägin esimest korda üldse selles lavastus, et selline olemas on. Meremuuseumiga koostööle sobivalt üks on täiesti laeva moodi pill. Väga uhke pill, et kõiki neid saab siin näha ja kuulda, kuidas ta nendega mängib, et ongi see, kõik see on selline elava muusikaga kokku ehitatud, see on teatraalakustiline kogemus. Et jah, ja väga hästi sobib just sellistele varateismelistele, et soovitan tulla. Jah, Pikk tige vanait juba ka nähtud katkend on koostöös loomingulise ühendusega MTÜ Oma Lava, kes on üks teine väike teater, projektiteater, millel enda kodu ei ole ja nüüd Pikk tige vanait, kuna see meile nii väga meeldis, see lugu ja toodi ka välja tegelikult siin saalis algselt Jannika Johansoni ja Liia Kanemäe poolt, siis nüüd me võtsimegi selle ka enda hõlma alla, sest see sobib ka meie selliste müstiliste lugude atmosfääriga väga hästi. Nii et nüüd saab seda ka siin saalis vaadata, jällegi saate vaadata aegu ja tulla etendust vaatama. Siis nüüd me oleme jõudnud lasteetendustega rea lõpuni esialgu siin Nõuduste kool, Kantervilli kummituskarruksega, et Pikk tige vanait on otseselt see valik, aga kuna ma siin saalis hetkel praegu lapsi ei näe, ma ekraanide taha muidugi kaamerast ma veel läbi ei oska vaadata, võib-olla seal on, siis ma räägiksin teile ka suuremate inimeste etendustest sobib. Eks. Seda enam, et tegelikult meil on ühtegi sellist, keda gümnasistid, ühtegi sellist lavastust, mida gümnasistid ei võiks tulla vaatama, meil repertuaaris ei ole ja meil on ka käidud vaatamas ja suure huviga. Et just see, et meil on põnevikele pühendatud teater, ka neile meeldib see põnevik, see on see, kuidas ka noort inimest tuua võib-olla teatri juurde paremini, ütleme sellist raskemat ja ma ei tahaks nüüd öelda, et kõik need teised igavad teatrit pakuvad, aga ütleme välja. Et võib-olla seda on keerulisem just noorel inimesel eriti vaadata. Et siis sellised põnevikud ehitatud üles just nagu põnevuse hoidmisel, et need tõmbavad neid rohkem kaasa ja meil on käinud ka vaatamas nii-öelda täiskasvanute lavastusi gümnasistide grupid väga suure menuga. Et neil on väga ka meeldinud need. Ühesõnaga, Madame Brigitte. Eelmisel suvel lavastusse koostöös Soome teatriga Metamorfoosi käis üks rahvusvaheliselt tuntud lavastaja, füüsilise teatri lavastaja ja see on ilma sõnadeta lavastus, mis tähendab, et jällegi väga sobilik ka, kui teil juhtub olema sõpru, kes eesti keelt nii hästi ei oska või tulevad väliskülalised, siis see on väga ka neile sobilik, sest kõik on arusaadav ilma tekstita. Sõnalise tekstita, on füüsiline tekst ja räägib ühest vanast daamist, kes meie ajale väga sobivalt siis veedab üksinduses enda päevi. Ei tohi kokku puutuda teistega, tema siis kardab ka natuke kokku puutuda. Ja ütleme, et ta on selline üksilduskomöödia, selles üksilduse pooles peitub teatav traagika, eks ole. Aga samas, kui vaadata, mida see daam seal üksinda teeb, siis võib asi minna ka päris hullult naljakaks vahepeal. Et sealt ka siis see komöödia on kriipiv tõsised teemad, aga üks väga tore vaatamine ja ilus teatriõhtu. Armunud alkeemik, meie teine ilma sõnadeta lavastus, on siis tuntud mustkunstnik ja nüüd ka siis juba mitmes meie lavastuses mängiv näitleja Meelis Kubo. Temaga koostöös tegime ka sõnadeta loo, kus on osa sellest on siis mustkunsti illusioonid, mis on niimoodi pandud sinna loo sisse, et ta ei ole mitte mustkunsti numbrid, vaid ta on osa sellest, juhtuvad imed.
ühesõnaga seal. Ja räägib sellisest mehest, kes on armunud, elab ooperiteatri keldris. Ma teile võin selle ära öelda, alati ma alustan seda etendust, ma ikka juhatan tihti peale sisse, ise etendusi tervitan publikut ja ma alustan seda jutuga sellest, kuidas siin pea kohal on tegelikult, kas te märkasite, üks ooperiteater, et seal on teine sissekäik. Ja väga paljud jäävad uskuma seda. Ilma naljata. See on hästi tore. Ja kogu helimaailm on ka niimoodi üles ehitatud, et helid kostavad justkui väljast poolt ja seal üleval algab tegelikult etendus, mitte siin saalis. Ja siis see armunud noormees, see lootusetu alkeemik on sellesse primadonnasse armunud ja et talle ligi pääseda sellele suurele kaugele staarile, siis ta hakkab enda maagiat katsetama ja muidugi siis tal see ei õnnestu väga hästi ja asi läheb natukene käest ära, läheb pisut hulluks, kuni läheb päris jaburalt hulluks, et jällegi pisut kriipiv, südamlik, aga väga tore komöödia ja mõnus teatriõhtu, mida jällegi tulla ka vaatama näiteks väliskülalistega või soovitada enda mitte eesti keelt rääkivate sõpradele. Kodukäijad. Indrek Hargla esimene meie teatrile kirjutatud lugu, nüüd ta juba eelmise aasta lõpus juba tulime ka lavale järgmise, mis on kirjutatud spetsiaalselt meie teatrile. Ja Kodukäijad on siis 2 lühilavastust ühes õhtus, mis räägivad kummitustest. Ja need toimuvad erinevas ajas ruumis. Esimene nimega Fosforus räägib 19. sajandi Saksamaast, kus siis ei saa surnud rahu ja millegi pärast käivad uuesti kodudes. Ja teine räägib tänapäeva Eestist, kus hakatakse tegema ühes vanas majas seriaali, tõsielu seriaali, aga seriaal võtab tegelased üle. Mängivad seal Riho Rosberg, Andres Roosileht, Andrus Eelmäe ja näeb ka Rahel Ollisaart, kes oli meie teatri esimese lavastuse Mõrvad Rümorgil, Edgar Allan Poe'lt, kui keegi juhtus nägema seda. Nüüd näeb seda salvestusena, võib näha platvormilt, aga nüüd see mängukavas ei ole. Ühesõnaga tuntud laulja, ilmselt ma arvan, paljud on kuulnud, Eesti Laulu vaadanud, väga hea laulja ja selgus, et nii hea näitleja, et mängib meil juba ka teises lavastuses lausa, et võib Kodukäijatest seda näha. Ja siin on Kodukäijate juures on veel see, et ma ei tea, see vist läks videos juba see hetk mööda, kus sai näha, et on ainult 2 etendust sel kevadel. Kuna me oleme seda juba mõnda aega mänginud, siis nüüd me mängime seda harvem, et soovitan olla ka kiire, kes soovib näha veebruari alguses, on siin 10-11 vist või midagi sellist, vaadake täpselt järele, on järgmised etendused. Mäng, psühhotriller, püüame hoida laia variatiivsust põnevuslugudes, nii et see on selline närve kõditav teineteise ülemängimise lugu, väga inglaslik, very British ja tõesti ootamatute pööretega näitlejad Andres Roosileht ja Meelis Kubo on teeninud päris palju loorbereid kriitikutelt sellega, väga palju kirjutati ja kõik olid suures vaimustuses nende 2 mehe mängust, mismoodi selle 2 vaatuse 2,5 tunni jooksul nad teineteist siin ümber sõrme keerutavad, et tõesti ka väga soovitan, kes ei ole veel seda vaatama jõudnud tulla. Marie Roger mõistatus on Edgar Allan Poe jutustusel põhinev siis näidend ja see jutustus põhines dokumentaalsel tõesti sündinud Mary Rogersi mõrvajuhtumil, millele ei leitud lahendust toona ja see on siiamaani lahendamata. Väga paljud internetikommuunid ka tegelevad sellele mõrvajuhtumile lahenduse otsimisega, te võite guugeldada Mary Rogers ja Murder ja te leiate seal väga palju erinevaid versioone, mõtteid siiamaani, et kuidas see võis olla. Ja meie siin Kellerteatris muidugi üritasime võimatut ja saavutasime selle, nii et me lahendasime siin ära, kui te tahate teada, mis juhtus. Aga selleks tuli lavale tuua ka Edgar Allan Poe ise.
Nii et ma ise selle näidendiks kokku kirjutasin ja see oli tõeline uurimisprotsess mulle endale ka. Väga köitev, väga kihvt. Soovitan kõigil mõrva uurida, kellel vähegi see võimalus on, tahvlite ja kõigiga ja piltide ja seostega. See on väga äge. Tõin ka Edgar Allan Poe, kes hakkab seal siis suhtlema enda kangelase, maailma kõige esimese detektiivi Auguste Dupiniga ja koos nad asuvad lahendama uuesti seda juhtumit. Ja jõuavad siis ka tulemusele. Et siis, jah, just, nii. Läheme edasi, et ei jääks ajast maha. Tulekul on meil David Foley, ütleme jälle selle mängulik, nagu see lavastus oli mäng, eks ole, mis meil repertuaaris juba on, natukene sinnamoodi, see on ka thriller samamoodi ja väga ootamatute pööretega. 10. aprillil see meil esietendub ja siin on öeldud selle näidendi kohta, et selles on rohkem käänakuid kui mõnes Agatha Christie romaanis ja tõepoolest olles seda lugenud, lavastus küll pole veel valmis, siis täpselt nii see on. Ja kui te näete, et 2 4 etendusest, mis aprillis mängime, on juba välja müüdud, nii et olge kiired, et saada seda ka näha. Nüüd uuendustest, mis meil on üldisemalt väga üks tore asi, millega me alustasime, on seesama, need kaamerad, mida te seal selja taga näete ja kõik muu tehnika. Eelmisel suvel saime rahastuse suuremaks investeeringuks, nii et saime ehitada sellest saalist digisaali, mis tähendab, et siin on sees pidev otseülekande võimekus. Ja sügisest juba novembrikuust hakkasimegi kandma kõiki enda repertuaari etendusi üle ka online'is. Ja huvi oli väga suur. Tegin ka tagasiside küsitlust kõigi online'i vaatajate hulgas ja mis oli minu jaoks huvitav, et ei olnudki põhiline argument mitte see, et viiruse pärast ei saa teatrisse. Kõige rohkem oli ikkagi logistiline, sellepärast, et ma elan Otepääl, ma elan Saaremaal. Tulla teatrisse on keeruline, aga mul on see võimalus selle kaudu seda teha. Ja mida me püüame ka nüüd uute lavastuste puhul teha, tegime ka juba selle harglavastuse puhul, teise harglavastuse puhul, mis detsembris meil oli, et me juba mõtleme ka lavastust tehes ette selle peale, mismoodi see näeb välja ekraanil kodudes, ühesõnaga sa kodus ei näe mitte ülekannet ainult sellest, mis on saalis, vaid sa näed rohkem. Näed asju, mida tegelikult publik saalis ka ei näe vahel. Et ta on tõeline film, kvaliteetne film, võib isegi selle kohta ütelda, mitte päris film ta ei ole, aga ta on nagu filmilikult, dünaamiliselt üles võetud mitme kaameraga ja pluss veel ka kaadritega, mida saalis tegelikult ei näe, nii et seda sama Argla etendust mitmed ütlesid ka seda, et nad vaatasid seda nii saalist, kui vaatasid ka kodus pärast teinekord, sellepärast, et see kokku andis hoopis veel mingi 3. pildi. See oli väga lahe. Praegu hetkel on meil arendamisel, kasutame vaikset jaanuarikuud, et arendada enda seda veebikeskkonda. Et praegu näeb siit otseülekannete ja salvestuste nuppu vajutades, et olge valmis, varsti läheb põnevaks, aga juba veebruaris näeme siin ka otseülekandeid samamoodi. Kui saalis toimub etendus, on võimalik näha seda ka kodus ja salvestuste all samamoodi soovitan siis seal uurida, et seal on lisaks meie mõnedele lavastuste ülesvõtetele on ka Rümorg, meie esimene, millest juttu oli, Mõrvad Rümorgil, saab seal uuesti üleval olema, siis seal on ka väga põnevaid loenguid. David Vseviov, Jaak Juske, Rein Raud, Marju Kõivupuu, kes kõik terve rida on siin pidanud meie saalis väga põnevaid loenguid. Nii et nende loengute salvestus on täpselt samamoodi seal siis vaadataval. Alates veebruarist siis soovitan ka sinna minna. Ja samamoodi on ka kooligruppidel võimalik tellida, kuigi nendest, mis on avalikus müügis, me teeme otseülekanded, et me nendest broneeritud kooligruppide lavastustest otseülekandeid ei tee. Aga kui on mingil põhjusel see soov või vajadus, jällegi võtke ühendust, räägime läbi ka hinnas, et meil on ka niimoodi tellitud, et vaadatud ka terve kooliga või on tellinud ka näiteks terve asutus,
kõigile enda töötajate lastele sellise lingi, eks ole, et saavad vaadata mingit meie etendust, et me saame ka niimoodi selliseid paindlikke süsteeme teha, kuna meil kõik see tehnika on olemas ja võimekus on olemas. Siis on digisaal, mis seostub ka eelnevaga, et on ka võimalus ka lisaks sellele, et meie etenduste ülekandeid tellida, on võimalus siin saalis teha ka enda ülekandeid. Nii et kes soovib ise korraldada mingisuguse sündmuse, siis konverentsi, koolituse, mis iganes, ja teha seda saalis mingi seltskonnaga ja onupoeg on Ameerikas, ei saa kohale tulla, siis palun väga, saab jälgida seda otseülekande teel, täiesti kõik on võimalik. Ja kuna me teeme seda jällegi mitme kaameraga ja tõesti väga kvaliteetselt, seal istub meie ülekandeoperaator Rene, kes on ääretult võimekas ülekandja, siis ta teeb selle pildiga niimoodi, et see ei ole tõesti natukene võib-olla paljudel seostub see ülekanne sellisega, nagu meil on Zoomi koosolekud, et on üks veebikaamera ja siis kõik jõllitavad ja kuidas nagu on. Et see annab tõesti selle tunde, et see on nagu televisioonis vaatate Eesti Laulu või mingit, saate aru, sellist, ongi suurelt mitme kaameraga dünaamiline ilus pilt rütmistatud hea kvaliteediga. Nii, ja samamoodi, et siis ka võtke ühendust, kui selle vastu huvi tekib ja muidugi siin saalis saab pidada ka ilma digiülekandeta sünnipäevi, see on ka täiesti lubatud. Kõik ei pea olema ainult digi, võib püstkottaga tulla. Siin valmistajate, tegijate lehel näete nüüd seda ilusat rida inimesi, ilma kelleta see teater püsti ei püsiks ega ei tegutseks mitte päevagi rohkem ja siit alt leiate ka muidugi näitlejad, kes meil kaasa mängita, nagu näete, selle 3 aastaga on see nimekiri päris pikaks läinud juba. Keda me võime tõesti nimetada enda trupiks, sest nad on meie juures, armastavad seda kohta ja hinge ja pühendumusega seda asja teevad. Kontaktide all lisaks meie passiandmetele leiate ka kaardi. Ilmselt need, kes siia kohale jõudsid, teie võib-olla teate, kus me asume, aga kodudes ei pruugi see nii olla. Et siis me oleme siin väga hea koha peal, vanalinna serva peal, Eesti Meremuuseumist saab mäest alla ilusti terlimpsti tulla meie juurde või saab Viru väravate juurest tulla ja samas saab trammibussiga väga hästi ligi linnahalli peatuse juurest tulla läbi pargi ilusad teed mööda meie teatrisse. Saab ka autoga, sellist parklat ei ole minu arust mitte ühelgi teatril, nagu meil on väike Rannavärava parkla, kuhu saab jätta auto või kui tulla ka kaugemalt, siis ka koolibussiga on meil ka käidud kusagilt eemalt grupina vaatamas etendusi. Võt nii, selline kellerteater.ee ja lõpetuseks veel ikkagi siis juhin tähelepanu. Mängukava all on koolide mängukava eraldi lingina, mis on teile nagu super hea töövahend nüüd. Me ise oleme väga rõõmsad, et me selle leiutasime. Nii et suur aitäh teile! Minu nimi on Audni ja ma olin kõige ilusam tüdruk terves Suelo-Tšilge orus. Muidugi, ega siin palju muid tüdrukuid peale minu ei olnudki, aga nendest, kes oli, nendest olin mina raudselt kõige ilusam. Ma olin ka töökas ja hoolikas, ega siin muud moodi ei saagi. Elasime memme taadiga 3-kesi. Ja kui tuli mehele minemise aeg, siis tuli minule kossija Irjan. Irjan oli suur, tugev lapimees. Räägitakse, et Irjanil oli 9 mehe jõud ja ta jookseb kiiremini kui põder. Ja kui Irjan jahile läheb, siis tema ei tule kunagi tagasi ilma jahisaagita. Mitte kunagi.
ja see Irjan tuli minule kosja. Läbi tundra, valgel põdral. Nii et lumi lendas kahte ja laiali. Ja see Irjan viiski mind enda kotta. Me olime noored, me olime õnnelikud. Ja varsti sündisid meil lapsed. Kõige esimene oli poeg ja tema sai nimeks Hendo. Teine oli samuti poeg, tema sai nimeks Gabe. No siis tuli vahe sisse. Kolmas laps oli samuti poeg. Tema sai nimeks Teine. No kuigi muidugi ta oli järjekorras kolmas, aga ta oli ka tagantpoolt teine, sellepärast et varsti sündis meile veel üks laps. Üks pisikene armas tüdrukutirts. Pisikene armas pesamuna, kes sai endale nimeks. Poisid, tooge palun hagu juurde, tuli hakkab ära kustuma. Nad on mul toredad poisid, väga toredad. Nende jalajäljed on vanematel, on juba nii suured. Hendo, see on väga minu moodi. Gabe, no tema on nagu isa suust kukkunud. Pisikene Teine, no tema saamerdab ikka minul seeliku sabas, sest tema nõuab kogu aeg muinasjutte ja lugusid. Aga väike tütrekene laulab. Ta teeb laule kõigest, mida tema teab või mida tema näeb või mida tema kuuleb. Ise teeb, ise laulab. Suumatsu, jaltatsu, venna, jaltatsu, venna, täitsa toobe, tema arv ja see ole, Gabe on kohmakas, kui Gabe, püüame kinni, sa ei saa nüüd kätte. Lapsed, palun lõpetage ära. Gabe, see on suur poiss, aga ikka on põdravasika aru peas. No, mis ta siis laulab minust niimoodi? Gabekene, sa oled ju vanem, ole siis ka palun targem ja anna teisele järele. Ja sina, ära kiusa oma vanemat venda, Esma. Nüüd läksin hoogu. Ära kiusa vanemat venda, Esma. Ma kallan meile teed. Aga sina mängi üks pillilugu. Sest minu lugu on pikk. Ja see ju alles algab.
nemad rändasid tihti Põhja-Põdra karjade kannu. No näiteks kari läks teise kohta, siis nemad panid ühes kohas laagri kokku, läksid teise kohta ja panid seal püstkojad ülesse. Aga meie mitte kunagi. Meie mitte kunagi. Meil ei olnudki koduloomi. Meil ei olnud isegi ühtegi sõidupõtra mitte, sest Irjan tegi kõik ise. Ta oli tõesti tubli mees. Ta oli tubli ja kui ta jahile läks, ta ei tulnud tõesti mitte kunagi tagasi ilma jahisaagita. Ai, me olime noored, me olime õnnelikud. Tähed tundusid olema nii ligidal. Aga Irjan, tema oma sugulastega läbi ei käinud. Nii et me ei läinud mitte kunagi kellelgi külaski. Ja keegi ei külastanud ka meid. Ja ega Irjan ka muidugi palju rääkinud. Kui ta midagi ütles, siis ta tavaliselt kas mõmises või siis vaikis. Irjan, kallis. Irjan, kui sa homme jahile lähed, kas sa lähed mööda orgu ülespoole või allapoole? Irjan, kullakene, meil on sool täiesti otsa saanud. Kas sa tood ise või me ootame, kuni tuleb rändkaupmees? Selge. Teeme täpselt nii, nagu sa praegu ütlesid. Ma sain sinust aru. Aga kui Irjan oli kodus, kui ta ei olnud jahil, siis vanemad poisid, need olid temal pidevalt sabas. Mida sa teed? Isa meisterdad. Isa, kas sa teed vibu? Jah. Isa, kas me tohime sellega lasta? Miks ei tohi? Muidugi vibul ei ole ju nool. Kuidas sa ilma nooleta lased? Poegi hästi. Hendost sai tõeline vibukütt, aga kabe muidugi tema pidi veel ikka harjutlema tublisti. Ükskord juhtus seesugune lugu, et meie pisikene tütar oli väljas, sest temal oli käe peale laskunud pisikene liblikas. Liblikas tõusis õhku ja laskus käe peale tagasi. Tütreke jooksis liblikale järgi.
harjutasid poisid vibu. Ja Hendo oli noole teele saatnud. Nõelterava noole. Ja see nool lendas ja lendas meie pisitütrel läbi patsi. Nii et tal ei olnud kriimi. Hendost oli Irjan teinud tõelise vibuküti, aga muidugi Kabe pidi veel ikka palju harjutama. Isa! Isa! Kas ma nüüd tohin lasta päris suurte vibu? Siis kas Kabe saab pihta esimesele, kolmandale või viiendale? Kabe saab pihta hoopis võsale. Kui Kabe läheb ükskord jahile, siis õhtul tuleb ta tagasi peotäie põdra samblaga. Sellele saab Kabe ikka pihta. Siis on kõik ükskord suu lukus, kui ma suure karvu maha lasen. Ja me ootame teid Paksu Margareetasse ekskursioonile kohe, kui me siin lõpetame, siis ma räägin nii palju, et need, kes on nüüd kodus, saavad sellele infole ligi veebi kaudu meremuuseum.ee. Need, kes on siin, te saite kohe koti kaasa ja kotis te leiate näiteks ühe järjehoidja. Järjehoidja peal on kõik vajalikud internetileheküljed, kus te leiate infot meie muuseemitundide kohta. Et meie teemavaldkond merendus kõlab väga spetsiifiliselt, aga kui tükkideks lahti võtta, siis koosneb see ajaloost, loodusest ja tehnikast ja enamasti meie muuseemitundides siis on kas ühte või kõiki neid teemasid mingil kujul käsitletud. Täna te saate lähemalt näha Peetri koge ja natukene kuulda muuseemitunnist, mis on seotud selle keskaegse kaubalaevaga, aga meil on Lennusadamas ja Paksus Margareetas kokkuvõttes palju erinevaid muuseemitunde. Lisaks me oleme päris palju just siin viimasel ajal tegelenud sellega, et meie õppematerjalid oleksid kättesaadavad õpetajatele tasuta e-koolikotist. Et kui te e-koolikotis otsite Meremuuseumi märksõna alt, siis võite leida sealt videoloenguid, töölehti, loovaid ülesandeid, kõikvõimalikku täiendavat materjali, mis sobib kasutada ka siis, kui te ei käi meie muuseumitunnis, nii et vaadake kindlasti sealt ka.
ja võib-olla selline märksõna ka, et kes nüüd juhendab gümnaasiumis uurimistöid ja teil on mõni ajaloohuviline õpilane, siis aeg-ajalt me oleme leidnud ühist keelt mõne õpilasega, kes tahab teha oma uurimistöö muuseumi teemadel. Et ka selle kohta leiate kodulehelt lisainfot. Ja võib-olla lihtsalt, kes meil rohkem külas on käinud, et siis mis on uut praegu, et siin samas Paksus Margaretas on uus muuseumitund Viimased valged laigud kaardil, mis räägib siis pooluste kaardistamisest ja sellise hilisuusaegsetest viimastest maadeavastustest Antarktikas ja Arktikas ja on kartograafia ja geograafia ja ajalooga hästi seotud. Ja Lennusadamas on meil praegu avatud näitus Põrgu Läänemerel, mis räägib 41. aasta Juminda tragöödiast, miinilahingust. Nii et sinna on meil siis ka muuseumitunnid, mis on just ajaloo ja võib-olla kuna siin on kirjanduse huvilisi, siis seal on ka selline tugev kultuuriseos okupatsioonide perioodil just teise maailmasõja loodud kunsti ja muusika ja kirjandusega, et sellised seosed. Aga teil on seal kotis üks visiitkaart ka ja selle abil saate ühendust võtta Liiga, lehvitada. Lii on meie siis tellimuste haldur, see inimene, kellega te suhtlete siis, kui te panete endale tundi kirja. Ja me tuleme teiega Paksu Margaretasse kaasa, kui teil on konkreetsemaid küsimusi, siis küsige julgelt. Midagi ma tahtsin veel öelda, läks meelest ära, polnud oluline. Mul on üks mäng ka kaasas, et me lisaks koolidele suunatud õppetegevus just hästi tõsine asi, aga me teeme mängusid ka. Mängude tutvustused leiate ka e-koolikotist. Aga kes tahab lähemalt vaadata, mul mõned asjad on kaasas ka, et siis saame seal Paksus Margaretas uurida neid võib-olla lähemalt. See mäng on strateegiline lauamäng Antarktika avastamisest. Ma ütleks, et alates teisest kooliastmest läheb väga hästi lastele peale, võtab küllaltki palju aega. Ma tean, et Maarja on siin katsetanud oma õpilastega 7. klass vist. 5. ja 7. Kuidas neile välja tuli? Väga hästi, 5. klass ka tohutult valmistunud, väga kiiresti täitvasid, et kuulasid väga hoolega ja suure põnevusega mängisid ja tahtsid veel vahetunnis edasi ka mängida. Ja 7. klassis ka samamoodi, et väga meeldis ja väga põnev oli, et olid valmis veel vahetunniski jätkama. No väga hea kuulda, et kes nüüd peaks tulema oma õpilastega sellesse Viimaste valgete laikude programmi, siis kingime kõikidele klassidele ka selle mängu kaasa. Ja kes tahab laenata või siis teada, kuidas seda mängida, siis võib mulle kirjutada või Liile kirjutada, et saame õpetada mängu selgeks ja anda neid kooli raamatukogule siis kasutusse ka neid mänge. Et kui on huvi saada rohkem teada sellest, kuidas Antarktika avastati. Seos on ju Eestiga, Bellingshausen oli see, kes tõenäoliselt esimesena märkas seda maalappi seal. Aga ma praegu pikemalt ei räägi, et paneme ennast riidesse ja siis keerame siit maja eest vasakule ja veel mäest üles ja jätkame Paksus Margaretas. Aitäh teile!